Silmul on natuke parem see. Imeline valgus on praegu. No katsetame siis. Jah, võib hakata pihta. Maarja maa. Armastus ärkas ja avas silmad. Ta leidis end valgest kõrge laega palatist kinnise osakonna kõige tagumises otsas. Valge suur ruum 3 voodiga oli valgust täis ja vaikne. Voodites magasid inimesed. Ei, vasakul lamas selili vana memm, kel olid silmad lahti ja kes jälgis armastust. See oli üks väga vana naine, kark voodi kõrval tooli najal. Ta vanad ja portsulised käed lebasid teki peal. Armastus istus oma voodi serval ja vaatas teda. Kes sa oled? Küsis armastus. Surmade surm, vastas memmeke Maarja maa. Mis on surmade surm? Küsis armastus. Surmade surma surraksegi ära, ütles vana memm. Armastus läks tema juurde, vaatas talle otsa. Ta pani oma käed naise kätele ja puudutas neid. Memm järgmisel hetkel otsekui ärkas. Oih, tütreke, küll on sul külmad käed, ütles ta. Näe, mine pane radiaatori peale sooja, osutas ta oma kõrval akna all asetsevale soojaallikale. Armastus läks ja istus radiaator ette maha, pani oma paljad jalad vastu selle ribisid, siis ka oma 2 kätt. Ja nüüd hoia seal, ütles memm, tunned, kui soe on. Armastus tundis soojust enesesse voolavat ja käsi jalgu mõnusalt soojaks minevat. Teises voodis paistis magavat üks patsiga mees nägu seina poole. Armastusele meenutas ta magavat luuletajat. Armastus läks tema juurde, vaatas teda. Tere, ütles ta, kui teine silmad avas. Nägu oli tume ja suured huuled mossis, silmad tumedad ja krimpsus. Nii kole oled sa oled küll üks sarviline, ütles armastus. Jah, vastas kratt pärast mõningast järelemõtlemist. Võib ka nii öelda. Aga tegelikult olen ma su õde. Kui sa siit välja lähed, siis olen ma su vend. Saad aru? Armastus raputas pead. Aga jah, tule katsu, mul on siin juustes ja isegi 2 müksukest. Seda ma arvasin, ütles mõtlikult armastus. Seda oli juba ta su seljast näha. Ainult, et ma arvasin, et sa oled luuletaja. Magamas kesk aegad hämarust, kui sa seal niimoodi lamasid. Armastus jäi mõttesse, siis jätkas. Jah, aga kinni oleme me siin mõlemad. Mina sellepärast, et hakkasin armastama ja sina sellepärast, et läksid ägedaks. Kaua sa oled siin juba olnud? Kratti vastanud. Liiga palju tööd, ütles ta siis. Ja sina? Sinu kohta räägitakse, et sul olevat lahti see kruvi, mis kõiki teisi kinni pidavat. Armastus ei vastanud. Viskas oma voodile pikali ja jäi magama. Õhtupoolikul ärkas armastus selle peale, et memmeke tatsas mööda palatit ringi, käis ühte lugu vastu, lukkus ust koputamas ja küsimas. Vabandust, kas te oskate mulle öelda, kus mu käekott on? Kus mu mobiil on? Ukse avas valges kitlis õde. Teie käekott on kodus, tütar viis koju, kõik te asjad on koju viidud, ärge tülitega palun rohkem. Uks suleti. Memmek oli pisut aega vait, siis ta läks uksele jälle koputama. Vabandust, kas te oskate mulle öelda, kus mu käekott on? Kus mu mobiil on? Mis tal viga on, küsis armastus Krati käest. Algav skleroos, vastas Kratt. Ta ei saagi ju aru, kus ta asjad on. Ikka unustab ära. Silvia Kristiina.
sooviksid veel midagi öelda? unustasin ära. Vist soovisin. Gretil on õigus. Maarjamaa unustab ennast ära. Iga päevaga järjest rohkem. Jõulud on õnneks meeles veel. Jõulukuut oskab veel kalendrist näpuga pidada. Issand õnnistab Eesti südameid. Puhtuses võiksid tuksuda. Andku mõistust. Ennem 3. märtsi, ennem valima minemisi. Järgmised jõulud 3. märtsil. Riigijõulud, Eesti Vabariigi jõulud. Tõelised jõulud. Kas me suudame sünnitada midagi uut 3. märtsil? Annaks Jumal, et suudaksime. Aamen.